Millised sellised märksõnad on sinu jaoks, ütleme siin selle aja jooksul nagu tekkinud, et millega sa tegeled? Jah, eks seda kriitikat võib juba teha ja teistpidi võib-olla ootaks isegi rohkem seda, sest siis teaks, mida uus metsaselts peaks nagu tegema. Eks need vanad toimetamised on kõik ju ikkagi püütud järje peal hoida, aga uued tegemised ei ole me veel päris plaani pidanud. Mõtted on ju sellest, et me võiksime metsasektoris oma sellist metsanduse arengufondi pidada, kust me saaksime finantseerida metsanduse nii teaduse asju kui ka selliseid võistlusi ja võib-olla ka niisuguseid suuremaid ettevõtmisi, kas või kinnisvara arendust, kus me nagu puidu kasutamist siis propageeriksime. Aga need on täna sellised mõtted, mille kohta nagu on ainult väga esialgsed plaanid. Aga tänane tegemine on ikkagi see, et me peame kevadel korraliku visioonikonverentsi tegema ja tänase hetke seisuga on see visioonikonverentsi põhiteema on metsanduse või metsamajandamise head tavad, milles siis me metsameestena kõigepealt ise kokku lepime ja siis võime neid ka selgitada avalikkusele, et need metsamehed toimetavad häid tavasid järgides ja on ka mõned üksikud, kes siis ei järgi neid tavasid, aga praegu kiputakse meid kõiki mehi, kes kiiver peas ja saaks seljas metsa minema saanud, et lähete jälle raha järgi. Et see mõte on vaja ikkagi kuidagi vaja ühiskonnast välja juurida, võib-olla isegi kõige õigem ütelda. Et enne metsaseltsi vedasid pikka aega Erametsaliitu, et milline nüüd Erametsaliidu selline positsioon ühiskonnas on siin viimase poole aasta selliste suurte sündmuste najal, kus siin palju tuleb võidelda selle uue jahiseaduse eelnõuga, et kuidas see tagasivaade on selles suhtes? Jaa, ega ma Erametsaliidu tegemisi jälgin ju päris hoolega ja Erametsaliit ju ka metsaseltsi liige ja võib ütelda, et eks see, kuidas ütelda, Erametsaliidus muudatused ikkagi ma ise käivitasin, mitte see ei olnud mingit survet, et ma peaksin sealt ära minema ja mul on väga meel, et Priit on võtnud seda asja noore mehena tõsisemalt ajada ja uusi asju muidugi ei ole tulnud, aga need jahiseaduse ka on ju läinud suhteliselt hästi, me oleme suutnud ta ju parlamenti lükata ja eks nüüd metsaseaduse muudatustega ka just tegeletakse ja siin on vaja nüüd Erametsaliidul tõsiselt nagu näidata oma sellist suhtumist, et metsaseadus peaks olema meil liberaalsem, sellise metsaseadusega me ei ole konkurentsivõimelised siin selles Põhjamaades, kus näiteks naabrid juba lõpetavad täiesti, ei räägi üldse enam mingisugustest raievanustest, vaid räägivad lihtsalt selliste metsatihedusest ja kohustusest uut metsa istutada, siis meie ikka veel räägime raievanustest ja metsateatistest ja muust sellisest segavast bürokraatiast, et seda peaks veel arendama, rääkimata sellest, et oma raieid peaks veel kooskõlastama naabritega ja teede kasutamise eel peaks mingisuguseid kautsioneid välja käima. Nii et need on kõik sellised asjad, millega mitte ainult Erametsaliit, kui metsatööstus ja tegelevad ja veel kord ma olen Erametsaliidu liige üle Läänemaa metsaühistu ja see informatsioon, mis mul tuleb Läänemaa metsaühistust, see näitab ka, et Erametsaliit on oma liikmetele infovahetuses kindlasti teinud sammu edasi ja
vähemalt mina ei ole küll tundnud, et ma oleks jäänud millestki ilma, et ma ei tea, mida teeb Erametsaliit ja miks teda meile vaja on. Kui nüüd metsaomanik on konsulendi juures käinud ja seal sellest erinevatest viisidest teada saanud, et kuidas ta üldse on võimalik oma metsa majandada, kas ta majandab siis ise või teeb ta seda metsaühistu, korraldab oksjoni või siis korraldab metsaühistu kõik tööd, et see on nagu juba eelnevalt siis metsakonsulendi poolt ära räägitud, need võimalused ja ülejäänu siis, kui ta tahabki siis ikkagi metsaühistu kaudu seda teha, siis jääb juba ülejäänu töö korraldada minul, et on metsaomanikud osa, kes tahavad olla kogu aeg asjaga kursis, et selles mina hoian nendega pidevalt sidet, et millal tuleb masin metsa, millal läheb esimene koorem ja metsaomanik on pidevas niisuguses suhtluses, et teab, mis tema metsas toimub. Asi käib meil siis metsaühistus niimoodi, et kui metsaomanik on siis otsustanud ühistu kaudu metsa majandada ja on selles otsuses nii-öelda kindel, siis ta pöördub minu poole või siis pöördun mina tema poole, kuidas parasjagu kokkulepe on ja siis läheme koos asja metsa vaatama, et vaatame siis, milline on mets, millised on tingimused, mis ajal on võimalik seda teha, kus laoplatsid teha, märgime sisse piirid ja räägime siis üldistest tingimustest, kuidas ühistu kaudu metsa majandamine käib. Ja võimalusel tuleb kohale ka siis ülestöötaja, kes siis ütleb ära hinna, et mis hinnaga on tema seda võimeline tegema ja kui metsaomanik siis kõiki nende tingimustega rahuldub, on nõus selle asjaga, siis koostame me metsamaate raieõiguse võõrandamise lepingu, kus siis on kirjas tingimused, poolte kohustused ja õigused. Ja siis jääb nii-öelda see mets rohelisse lattu, et vastavalt ilmastiku tingimustele saame me siis seda raiet planeerida, et märjemad metsad, mis on, jäävad siis talve teha ja kuivemad künka peal olevad metsad, need siis proovime majandada siis märjemal ajal, et ei hakka seda ressurssi siis ära raiskama talvel tehes. Kui metsaomanik nüüd on raiega nüüd päri ja siis ta peab kindlasti arvestama sellega, et kui ta nüüd pöördub metsaühistu või siis minu poole, et tihtipeale kohe hetkeliselt see toimuma ei saa hakata siiski, et sellised, kellel on juba eelnevalt meid järjekorras ja näiteks märjal ajal see majandamine on, siis me ikkagi võtame eelnevalt need nii-öelda planeeritud raied ära ja tema siis jääb kas siis järgnevat talve ootama või võimalusel siis tuleb kuiv suvi, saab siis asja ära majandatud, et üritame alati metsaomanikule vastu tulla, aga kui tihtipeale nagu hetkelgi on see talv, meil on tegelikult, kes meie poole pöördub, ega enam jõudu meil, ülestöötamisjõudu ei ole, et kõik on planeeritud selleks talveks juba ära, et nagu siingi näha praegu ühe metsaomaniku metsas töö käib ja praegu siin lõikus tuleb järgi välja veda ja kui materjal väljas, viime
viime selle kokkuostjatele ja on siis selle metsaomanikuga nii-öelda see raie pool majandatud ja saab juba edasi mõelda, kuidas toimub metsa uuendamine ja mis on järgnevad järgud. Kui me raieid planeerime, siis me püüame teha ühes piirkonnas ära kõik seal kandis või siis piirkonnas olevad metsad ära majandada, sellega siis vähendame ülestöötamismasinate transpordi hinda, et sellega saame nii-öelda vähendada seda ülestöötamishinda, kui arvester saab liikuda omal jalal ja ei pea seda treileri hinda maksma, siis on tal võimalik ka see raie odavamalt ära teha. Et samamoodi ka autovedude puhul, et kui üks omanik oma 5 tihumeetrise puuvirnaga tahab seda sealt ära transportida, siis üksikult selle 5 tihumeetri järgi tulek oleks kindlasti väga kallis. Aga kui me koondame kokku need üksikud 5 tihumeetrised virnad, siis on see võimalik ära teha täiesti mõistliku hinnaga ja on metsaomanikule tulev tulu on suurem. Metsaomaniku kontakt saab alguse ikkagi pöördumisest metsaühistu poole ja sealt suhtlusest konsulendiga, kus nad siis vaatavad ära, mis on seal metsas vaja teha, kas on vaja raieid teha ja kuidas on metsaomaniku enda soovid. Aga juhul, kui metsaomanik on ise teadlik ja teab, mis ta tahab, siis on ka võimalik, et ta pöördub otseselt kohe minu poole ja tal on juba metsateatised olemas ja teab, millised eraldised tal majandamist vajavad. Et kui ta on kohe sellest teadlik, siis võib ka kohe metsameistri poole pöörduda, et ei ole siis seda nõustamist sinna vahele tarvis.